Üllatus, üllatus! Ma olen jälle autos. Hea turvaline pesa, kus filmida. Käes on siis kolmapäev, 3. detsember. Ja hetkel on lõunapaus, aga selle asemel, et süüa on ju, lähen mina hoopis oma uuele passile järgi. Ja mul on nii kahju tegelikult, sellepärast, et mu vana pass on sinine pass. Mul on see juba ligi 10 aastat olnud. Sinist värvi. Ja hea meel on mul tegelikult sellepärast, et ma saan oma pildi välja vahetada. Ütleme nii, et ma ei näita seda pilti väga hea meelega kellelegi, aga ma loodan, et ma enam ei näe nii hull välja, nii et selline kaunitar siis. Ja ma pean selle välja vahetama, kuna reisile minnes peab olema vähemalt 6 kuud kehtiv pass ja mul see kehtib aprillini, mis tähendab seda, et tal saab tähtaeg juba läbi. Aga igatahes jah, näitan siis pärast muud passi ka, kui see pilt vähekenegi avaldamist kannatab. Sain kuue kätte. No nii, ongi käes punast värvi nüüd siis. Ja lisaks ID-kaardil või passile vahetasime tegelikult ID-kaardi ka välja. Ja minu suureks üllatuseks võisin ma mõlemad nii vana passi kui ka vana ID-kaardi alles jätta. Ja ütleme nii, et uus pilt on ikka natukene rohkem minu moodi. Et siis see selline. Et ma ei tea nüüd, kasti te nägite. Kõik läigib. Aga juuksed on minu värvi ja no igatahes tundub, et rohkem mina. Nii et ma olen päris rahul. Aga nüüd peaks minema kiiresti. Mis mul see sõnaga kiiresti on? Mul käivad kõik asjad kiiresti, nagu mul oleks kogu aeg hullult kiire. Aga igatahes peaks minema midagi süüa kuskilt ikkagi haarama, et päris nälga ei jääks nüüd tööpäeva lõpuni. Ja ilmselt lähen ma Statoili, sellepärast, et mul on hull latte isu jälle. Ma olen täiesti sõltuvuses sellest Statoili lattest ja siis 2 törtsu karamellisiirupit ka sisse. Nom-nom. Käisin uuesti Stradivariuses, sellepärast, et ma ei suuda poest eemal hoida, aga mul oli seda mütsi ja salli vaja, nii et nüüd on need ka olemas ja siis võib külma Norra ära minna. Käes on neljapäev ja ma eile õhtul ei filminud midagi sellepärast, et ma tegelesin sellise asjaga. Ehk siis pakkimisega. Aga nüüd siis tööle minek ja õhtul laeva peale. On tuttav lift ka. Nii. Napilt mahume ära siia sisse. Jõudsin siis Soome kohale ja ema juurde. Nüüd saab veel viimased pakkimised ära teha, et homseks siis valmis olla. Sain nüüd lõpuks ometi siis pehme diivani peale maha istutud. Tänased klipid on kõik väga lühikesed. Päev ise oli juba pikk ja hullumeelne. Sest et tööl oli palju teha ja laevasõit venis ja kuna laev oli nii puu püsti täis, siis ma istusin kuskil aknalaua peale. Mul tagumik lihtsalt nii kange sellest ja nii külm oli. Ja täiesti kohutav, kui palju alkoholi toovad soomlased Eestist kogu aeg ära lihtsalt nagu, ma ei tea, ma vaatasin ja imestasin. Aga ega ma arvan, et me enam midagi nii nagu erilist siin ei tegema ei hakka, et oleks mõtet näidata. Nii et ma lõpetan siis tänasega selle
4. päeva vlogi ära, ehk siis kokku panen 3. ja 4. päeva. Ma arvan, ma hakkangi vist niimoodi 2 päeva kaupa seda tegema. Aga olgu, tšau!